Isa, me ülistame tõesti sind siin paigas, sa oled nii hea. Ja iga hing, kes siin täna on sinu poolt välja valitud selle sõna kuulmiseks ja selle tegemiseks. Armas kogudus, mul on üks teema hästi kaua südame peal olnud ja see tuleb Efesuse kirjast. On üks sõna, mida me tihtipeale ei räägi ja mida ma ei tea, kui palju me mõtleme selle peale. Ja see on Kristuse täismõõt. Kristuse täismõõt. Kristuse täismõõt. Efesuse 4, 11-13 ma loen. Ja seal ütleb niimoodi, et tema, Jumal, on see, kes on pannud mõned apostleiks, mõned prohveteiks, mõned evangelistideks, mõned karjaseks. Ma lisan mõned ülistajateks, mõned palvetajateks, mõned lastetöötegijateks, mõned hingehoidjateks. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle. Abistamistööle, mille jaoks? Kristuse ihu üles ehitamiseks. Kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Siin, kus ütleb eesti keeles täismeheks, ma vaatasin seda sõna natuke järgi ja ma ei hakka ütlema, kuidas see kõlab, sest ma täpselt ei tea. Aga selle asja mõte on absoluutne täielikkus, viljakus, selle tippaste, milleks ta on loodud. Sina, mina, igaüks meie koguduse liikmetest, ka kõige värskem, on loodud üheks eesmärgiks, mis ei ole meile veel südamesse täielikult isegi jõudnud. Mida teab ainult see, kes meid loob, kes meid lõi, kes meid ema ihus kokku pani ja kes lisas meile kõik need iseloomujooned ja viisid, olemisviisid, mida me täna mõnikord me oleme isegi hädas nendega. Me ei saa aru, miks me oleme nii teistmoodi. Aga Jumal on eesmärgiga need asjad pannud. Ma hakkasin edasi mõtlema selle peale, et kes siis on meie õpetaja, mille jaoks me kokku tuleme, mida me üldse teeme. Kui Jumal on looja, siis kas pole tema see ka, kes meid kõige paremini õpetab? Kas ei ole tema see, kes teab, kuidas meist otse kui beebidest, mäletate, Paulus räägib sellest, et värske kristlane on otse kui beebi, kes peab ema piima jooma, täissõna, mitte seda teist ja kolmandat, täissõna sööma selleks, et ta hakkaks kõndima, et ta hakkaks liikuma, et ta hakkaks ajutööle, et ta hakkaks ühendusi, et ta hakkaks õigeid küsimusi esitama. Ja kristlastena kõik see on ju vaimu maailmast vari või siis sarnane asi sellele, mis vaimu maailmas sünnib. Ja kui me kristlasena saame kokku ja kui me mõtleme selle peale, mis on see, kuidas jõuda Kristuse täismõõtu mööda, siis tegelikult meil on mingi asi, mis puudub, mis algab tänasest esimesest päevast või sinu esimesest sünnipäevast ja jõuab selleni, kus Kristus ütleb, see, mille tema on alustanud, selle tema viib täie mõõduni välja. Igas ühes. Minul ega sinul ega ka kõige nõrgemal, nii-öelda nõrgemal koguduse liikmel ei ole tegelikult võimalust patuvabalt, eksimuse vabalt ütelda, et mina olen nõrk, minul ei jätku usku, mina ei saa ülistada, minul ei ole sõpru. Ma tean, et mõned meist niimoodi mõtlevad, aga ma tahan pildi tuua või selle joone välja tõmmata, et issand kurvastab sellest, kogudus kurvastab sellest, Jumalal on sellest kurb meel. Me solvame mõnes mõttes püha vaimu, kes on Jumala saadetud õpetaja meile. Mäletate, Jeesus ütleb, isa poolt saadetakse teile püha vaim, et ta juhataks teid kõigesse tõtte. Ta on sinu partner, kes sinus elab, pitserdatud igavesse kuningriiki, mis on igavene elu, kus on rõõmu täius, tugevuse täius ja isegi see, milleks sa oled loodud, selle kõik täius. Nii et unistame. Kui sa ülistad Jumalat, kui sa tõstad issanda ees oma käsi, kas kodus või koguduses, võta aega, et kuulda Jumalalt, mis tal on sinu jaoks järgmiseks valmis pandud. Ole talle hea õpilane. Ta on siis kõige looja isa, kes on ainsana veatu. Ma tahaksin kohe algul ära ütelda, ükski inimene ei ole veatu.
Ükski sõna, mida kas või mina siin räägin või mida kõige paremad pastorid, kõige kuulsamad, kõige tuntumad õpetajad räägivad, ei ole nii täiuslik, kui see on Jumala sõna. Isegi halvas tõlkes on Jumala sõna parem. Kokkuvõetuna, ühe salmiga ma võib-olla. Aga kui kokku panna Jumala sõna, siis isegi ükskõik mis tõlkes ta on, ükskõik mis viisil ta on, ta toob sulle koju, ta paneb sinu vaimu elama seda, mis sinule annab elu ja seda ülirohkesti. Mis õpetab sind elama Jumala ees vilja kandvana. Matteuse 24:31 ütleb niimoodi: ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud 4 tuulest. See räägib sellest, mis meid ees ootab kõige lõpus, kui Jeesus tuleb tagasi. Ja mulle väga meeldib, mida selle koha peal ütleb pastor Mart Metsala. Ta ütleb sellel hetkel, kui Jumal oma rahva üles võtab, kui ta meid kõiki ära tunneb selleks, et meid enda juurde võtta, siis see ei ole küsitluse ega testi ega mingisuguse tutvumis või intervjuu protsessi kaudu, vaid ta skännib kogu maad, ta skaneerib vaadates, kes on tema sarnane ja ta tunneb ära seda, kes teda kõige kirglikumalt armastavad ja kes on tema sarnasuses. Inimestena me mõtleme, et õppeprotsess on see, kui ma läbin testi ja kui test on läbi, siis las ta jääb. Jumal vaatab, kes teeb ustavalt tema tegusid, mida tema on õpetanud, et me ei laseks nendest asjadest lahti. Ma vaatan korra, kas ma panin kirja. Vanas testamendis on üks selline kirjakoht ja see on 3. Mooseses, ma arvan küll, et ta on, kus ütleb põhimõtteliselt selle kohta, kui keegi on laisk ja ta ütleb seal mitmeid sõnumeid. Ta ütleb, kui keegi unustab, kui keegi põlgab, kui keegi pöördub ära, kui keegi põhimõtteliselt alahindab või ei pea enam silmas tema sõna, siis need kaovad, see rahvas hävib. Minu sõnum tänaseks on see, et Jumala rahvas, eriti ka tänastel päevadel, ei jää püsima, kui ta ei kuule otse Jumalalt ja ei õpi temalt sügavasti. Nüüd meil on huvitav kalduvus. Kui me läheme kooli, siis me töötame väga põhjalikult selle kallal, mida meile on antud õppida. Just selle testi pärast, selle eksami pärast, et läbida ja saada see paber. Nüüd Jumal selliselt meid küll ei testi, aga teate, et eluvili, see, mis tüüb Jumalale kõige rohkem au, see, mida Jeesus ise ütleb Johannese 15:8, selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja et te saate minu jüngriteks. Jünger tähendabki õpilast, järgijat, minu sarnasust. Meile kõikidele on juba antud Jumala pitser, Jumala kuju, aga me peame õppima saama tema sarnaseks, sest patt on meid rikkunud, meie mõtteviisid on meid rikkunud. See, kelle kaudu tuleb vili, nagu Jeesus ise ütles, on ainult siis, kui me püsime temas. Tema on õlipuu, tema on viinapuu, tema on meie allikas. Ja püha vaim on see, mis meie sees puhtalt ja värskelt välja, kuidas ülesse pulbitseb, et meid taas ja taas ja taas edasi viia. Mitte ükski õpetaja ega giid ega treener ei ole nii vaimustav ja nii täiuslik kui püha vaim. Meie tema sarnasusse saamine. Ma olen mõelnud selle peale, kuidas siis seda tavaliselt tehakse. Ja ma tunnistan teile, mul on 2 viisi, kuhu mulle meeldib vaadata. Esiteks juudid, loomulikult. Nemad olid ju need, kes panid kirja ja said seda pärandit hoida. Nemad on ka selle kallal kõige tõsisemalt tööd teinud. Aga teiseks ka kiriku isad, algkogudus, sellepärast, et nemad olid need, kes Jeesuse sõna vastu võtsid. Nemad olid need, kes mõistsid ära, mis üldse juhtus kogu selle Vana Testamendiga. Alates esimesest kogudusest kuni kiriku isadeni ja täna veel meil on tegelikult sellele tarkusele sisse ja ligipääs. Ja tihtipeale kahjuks on see tarkus kuidagi maha settinud reeglistikuks. Teate, et juutidel on 613 reeglit piiblis, Vanas Testamendis, mida kõik nad peavad järgima. Mis võib sellest välja jääda kahjuks, on täpselt see, et sa oma ligimeest armastad. Et sa tõmbad tema lamba välja kaevust, kui see hukkumas on. Või kui keegi sõber vajab abi, siis sa ei anna talle oma kätt, kuna sul on käsk, et sa ei pea sellel päeval tööd tegema. See oli see, millega Jeesus kõige rohkem põrkus. Nüüd täna meil ei ole võib-olla ametlikku käsurida seinal, aga meil on enda oma tehtud viisid, kuidas meie suhtleme ja kuidas me oleme. Ja me võime kahjuks täna täpselt samamoodi minna mööda sellest, mida Jeesus sinult täna ootab.
Jeesus ütleb, kui variserid tema juurde tulevad ja küsivad tema käest, ütle meile, mis on kõige kõrgem käsk, mis on see suurim käsk, mis on kõige olulisem. Ja Jeesus, nagu me kõik teame, võtab Vanast Testamendist kirjasõna ja ütleb, see on see, et sa armastad oma Jumalat kõigest oma väest, kõigest oma hingest, kõigest oma jõust ja siis oma naabrit, oma ligimest nagu iseennast. Mis on selle sõna, mis see tegusõna seal on? Armastan. Armastus on ülemkäsk. Ennem kui ta ära läheb, ta ütleb samamoodi, ma ütlen teile ja uue käsu ma annan teile, armastage teineteist. Täna me lugesime kirja kohta ka, kus ütles nii ilusti, ma kahjuks ei pannud tähele, kus see täpselt oli, aga Uus Testament, Paulus kirjutab seda. Käsu alla me olime ainult pandud siis, kui me olime väetid, selleks et saada täiskasvanuks, et saada aru, mis on Jumala päris käsk, mis on see ülemviis, selleks, et kogudus võiks saada Kristuse täismõõtu mööda. Ja siin ma tahangi öelda, et üks tänapäeva võib-olla mõtteviiside vahesid nii algkogudusega kui ka juutidega on see, et me oleme väga individualistlikud. Mina mõtlen alati, et mina pean saama Kristuse täisea mõõtu mööda. Ja see on tõsi ühtepidi. Aga teate, kui palju kergem on mõelda selle peale, et kõik kannid, kõik täius on välja valatud koguduse peale. Kui me tuleme kokku, siis on absoluutselt kõik kättesaadav meile, mis oli kättesaadav Jeesusele. Kristuses on kogu täius, kogu Jumala täius. Meis on killuke, 1, 2, 3, 4. Kui Jumala vaim tuleb ja hakkab puhuma ja me sellele ruumi teeme, siis tuleb täius esile. Tuleb prohveti sõna, tulevad need asjad, mida meil on homseks vaja. Ja tuleb see, mida sul on täna vaja selleks, et sa jääksid püsima. Kui ma vaatan enda peale, ja ma tunnistan, mul on neid aegu, kus ma vaatan enda peale, siis mind tabab ahastus, sest ma ei ole täiuslik. Rooma 8:29 ütleb, sest need, kes ta on ette ära tundnud, need on temaga ette määranud saama tema poja näo sarnaseks. Et tema, Jeesus siis, oleks esmasündinu paljude vendade seas. Teda me järgime, tema sarnaseks me saame. Nüüd mõtleme selle õppimise peale. Olgu, meil on kas reeglistik või siis see armastus, aga kuidas me seda reaalselt õpime, sest tõsi on see, et kogudus ei ole täna selles, mis oli Kristus. Mismoodi me siis õpime? Ma mõtlesin lapsevanemana. Abikaasaga me oleme lapsevanemad, meil on 4 tütart. Ja kui ma oma lapsi vaatan, siis on 2 võimalust. Ma kas rõõmutsen nende arengu üle või ma kurvastan. Kui ma rõõmutsen, siis mitte sellest, mida ma täna näen, vaid ma näen seda märkidest, kuidas keegi suhtub õppimisse või arengusse. Kui mu laps on innukas tarkuse suhtes, kui mu laps usaldab seda, mida talle õpetatakse, kui ta uurib ise, kui ta esitab küsimusi, kui ta loeb, kui ta otsib, kui ta palvetab, siis ta saab, kes koputab, see leiab. Ja teiselt poolt, kui üks laps on, ta fookus on mujal, ma ei saa ta tähelepanu, ta ei kuula või kui ta kuuleb, siis ta ei austa seda. Siis see paneb kurvastuse südamele, isegi kui ta tänane eluhetk ei ole veel väga kaugel tõest. Ja see teeb sellise koha, kus sa tahad endale ligi tõmmata ja öelda, vaadata otse silma ja ütelda, tead, täna on see päev, kus me paneme paika selle, et sa viskad kõik muu kõrvale. Viskad maha need ahelad, mis sind kinni püüavad, selleks, et joosta sirgelt oma võidu jooksu ja kätte saada see pärg, milleks sa oled loodud. Täna on see päev, kus ma arvan, et me peame endale silma vaatama ja ütlema, leiame üles, milleks meid on loodud, et jõuda ja joosta otse, mitte vaadates paremale ega vasakule, mitte lasta ennast fookusest välja, mitte olla ise laisad, vaid minna selle järele. Olla usaldav, mitte olla uhke, mitte tõusta vastu Jumala autoriteedile. Teate, kui palju on täna kuulda seda, et aga Jumala sõna, see on vana. Mu ema või mu isa, need on vana moodsad. Aga kui me mõtleme selle peale, et tõde on igavesest ajast igavesti ja Jumal on see sama eile, täna ja homme, kuni igavesti, siis tähendab, et need asjad ei kõigu ja me saame selle peale absoluutselt ennast rajada. Nii et täna võtkem ka endal kinni ja ärgem
pilgakem Jumala sõna sellega, et ta on kuidagi ajaliselt vanaks jäänud, vaid teadkem ja palvetagem ja otsige üles, mis vormis see täna meid puudutab. Olla ise see, kes kuulab ja mitte ei räägi alati. Ja ma mõtlen palves, kui me lähme Jumala ette. Me võime vuristada palveid, aga kuulamise koht on see, kus Jumal räägib, kus Jumal püha vaimu läbi sind õpetab. Tee läheb läbi siis, kui Jumal ütleb sulle, mida teha. Mitte 613 reegli kaudu. Sa pead õppima silmas pidama ja fookuses hoidma. Ja ma leidsin selle kirjakoha üles, kui keegi tahab kirja panna 3. Moosese 26, 13 ja 14. See on nüüd fookuse kohta. Kui te ei kuula, kui te ei tee nende kõikide käskude järgi, vaid hülgate mu määrused, kui te hingad põlgavad mu seadusi, nõnda, et te ei tee kõigi mu käskude järgi. Ma vaatasin järgi, heebrea keeles need on kõik erinevad sõnad, aga põhitulemus on üks ja sama. Inimene, kes valgub Jumalast üle, nagu teda ei oleks, nagu teda see ei puudutaks. Meie oleme need, kes peaksid ennast üles õhutama, püha vaimu läbi olema innukad, et kätte saada see pärand, mis meile on valmis pandud. Niimoodi nagu Paulus ütles oma jüngrile Timoteusele, ütles, mäleta, tuleta meelde, mis sulle öeldi prohvetliku sõna kaudu, kui käed pandi sinu peale. Tuleta meelde iga sõna, mille Jumal on sulle öelnud, sest need ei kustu. See ei kustu, mida Jumal on sulle andnud. Ja võib-olla kõige enam puhas süda. Teate, õpilased on ka täiuslikud, kes tahavad oma agendat. Ütlevad, okei, ma saan testist läbi. Ma teesklen, et ma olen täiuslik õpilane. Aga moment, kui ma koolist lahkun, ma teen midagi, mida ma tean, et sulle ei meeldi. Ja mõned kahjuks võivad Jumala ees täpselt samasugused olla. Ma palvetan, ma teen selle ja selle ära. Aga tead, mulle on oluline, et ma saaksin rikkaks. Tead, mulle on oluline, et mul oleks vot selline või teistsugune maja. Või mõned muud asjad, on hullemaid asju kui see. Mõte on, et puhas süda, see on usu saladus, ütleb Paulus. Nüüd ma lähen natukene edasi. Juudid on ikkagi väga targad ja ma tean, et meile mõned asjad sealt välja on siiani levinud, aga ma räägin midagi, mis ma avastasin. Judaismis tuleb see põhimõte, et on eluaegne õppimine, kuna Jumal meid õpetab eluaeg. Sa ei läbi testi, vaid sa oled kuni surmani õpilane. Sinu täius tuleb siis, kui sa Jeesusega kokku saad, eks ole ju. Ja nad ütlevad seda, et sa ei ole mitte kunagi valmis, selle tõttu sa pead teatud alasid ja teatud asju alati treenima. Ma usun, et see on väga kasulik meile panna. Ma palun seda slaidi, mis ma panin. Mõned alad, ma lihtsalt mõtlesin, et jagan teiega ka. Mõned elualad siis, kus nad ütlevad, et peaksime alati õppima. Head. Näiteks eluseadused Jumala sõnast. Me peame süstemaatiliselt Jumala sõna pidama. Lugema, õppima, küsimusi esitama, kontrastima, leiutama. See on kõik, kust kogu tarkus saab oma südame ja oma juure. Sealt edasi moraalne tarkus ja moraalne vastutus. Teema, mida tuleb eluaeg õppida. Analüüsi ja aruteluvõime. Nüüd 3-aastaselt sa seda ei oota, aga 12-aastane võiks hakata oskama mõtlema. Kui see ja see on see, siis kas see on ka see? Esitama ja analüüsima. Karakter, enesevalitsus. Tänaseni me peame õppima ennast valitsema. Sa ei saa öelda, et ma olengi vot selline. Kui Jumala sõna millegagi põrkub, õpi ennast valitsema. Mõistmine ja eristusvõime. Piibel räägib sellest hästi palju. Õpi eristama kurja ja head. Õpi nägema Jumala teid ja nendes asjades liikuma. See on hästi oluline. Julgus. Nüüd roomlased ja kreeklased ütlesid, ilma julguseta ühelgi teisel hüvel pole üldse mingit mõtet. Mis pärast, sellepärast, et nii kui tuleb vastu surve, mis on sulle ohtlik, sa tõmbad tagasi. Pole mõtet üldse alustada ühegi teise väärtusega, kui julgust ja tugevust sinus endas ei ole. Treeni. Ma mõtlesin Vene gümnastikatreenerite peale. Tule, hakkame peale, jälle, ei söö, hommikust õhtuni, paneme. Kas me kristlastena seda teeme? Me mõtleme vahel lihtsalt teistes kategooriates, aga ma usun, et Jumalale teeks head meelt, kui me tegelikult ennast treeniks tema kuningriigi jaoks. Elatusvõime, me ei ole vabasöödikud, eks ju. Kuidas panustada, kuidas olla abivalmis, kuidas abielu käib sinna alla ka, kuidas oma pere juhtida. Ja lõpuks küpsus ja täiuslikkus, mis on nendel viimane, mis tähendab seda, et see on kõige komplekssem. Siia kuulub nii tarkus kui alandlikkus, nii võib-olla tuntus ja osavus kui see, et sa tegelikult pead ennast tõepoolest Kristuse ees kõige madalamaks.
nii. Ja iga asjaga, mida nad õpetavad, ütleb, kaasneb alati vastutus. Sellel hetkel, kui sa saad teada, kuidas need asjad käivad, sinule kaasneb, sinule järgneb vastutus. Iga kord. Mitte nii, et eile ma tegin testi ära, homme ma ei mäleta, vaid see on vastutus, kui sa neid asju õpid. Nii, siis vaatasin mina jälle enda peale ja nagu ma mainisin, ahastus. Ei ole mul omal kodus kõik asjad nii hästi ja minu hinges, minu laste elus. Ja ma mõtlesin, kuidas siis? Juudid on pannud oma 613 käsku. Meie oleme teinud omad reeglid, mis täna töötavad. Aga kuidas siis? Ja siis avastasin ma ennast avastamas otse kui Paulus, kes ütleb Rooma 8. peatükis. Ja 7. ta räägib sellest, kuidas liha teeb asju, mida ta ei taha, mida ta ei pea tegema. Ja siis ta ütleb 8. alguses, aga tänu olgu Jumalale, kes oma püha vaimu läbi. Need, kes kõnnivad vaimus, nendel ei ole hukka mõistu, vaid nemad on võimeliseks tehtud kõndima vaimus. Täna me oleme siin uue kogudusena, kes ei pea järgnema ega järgima. Ma panin selle listi üles põhiliselt selleks, et meil üldse tekiks teadvus, et sellised alad tulevad piiblist esile. Kui sa lähed õpetussõnadesse, sa võid tegelikult neid alasid ju sealt ise ka välja kirjutada. Aga võtame nüüd selle slaidi ära, sest tõsi on see, et ilma püha vaimuta, kes on meie ülemõpetaja, kes on meie päriselt tundlik ja meid tundev juhataja Jumala poolt, selles on saladus. Igaüks meist võib minna täna koju ja parandada meelt nendes kohtades, kus me oleme laisad ja öelda, Jumal, ma teen ühe kinnituse sinu ees. Ma tahan teha seda, et iga kord, kui ma kuulen sinult palves, kui ma neid asju küsin, õpeta mind eristama head ja kurja, õpeta mind oma perele olla toeks, õpeta mind, mis mul seal veel oli, päris mitmed asjad, siis ma kuulan sind, kui sa räägid. Mul on tunne, et vahel me kogudusena tegelikult kuuleme päris palju. Vähemalt mina saan küll öelda, et me kuuleme ikkagi päris palju. Aga tegemiseni, seal on pikk kuristik. See, et me päriselt astume oma turvatsoonist välja ja astume Jumala vaimu peale ja hakkame neid asju tegema, see on pikk samm. See on see, kus see julgus tuleb sisse, tugevus. Sa pead julgema liikuma selle peale, mida Jumal on sulle rääkinud. Kes annab julguse? Jumala püha vaim. Tema on sina kinnitus, kes sind ümbritseb tulemüürina, kes õpetab sind, millal sa pead häält tegema, millal sa pead hüppama, millal sa pead tasa olema. Kui me kõik seda õpime, siis me oleme Kristuse täiuses, sest Jeesus ise ütles, ma ei räägi midagi, mida ma isalt ei kuule. Ma ei tee midagi, mida ma isa ei näe ees tegevat. Kogudusena meie põhieesmärk on teha isa tahet siin maa peal ja kanda vilja tema jaoks täiuslikult igaüks eraldi. Ja siis saada kokku ja tema rikkust jagada, teineteist üles õhutades, teineteist üles ehitades. Üks kirjakoht, mida me ka täna lugesime, oli see, et julgustage siis neid, kes on nõrgad või neid, kes on kuidagi, kelle põlv on juba õrnaks jäänud. Julgustage neid ja öelge, ole tugev, ära karda. Ära karda, ma ütlen täna siin koguduses, ära sina karda. Kui sina tunned Jumalat, siis sul ei ole mitte midagi karta, sest sellel samal ajal, kui pimedus läheb pimedamaks, tõuseb Jumala koidutäht järjest eredamana, kuni sellel päeval, kui ta tuleb ja võtab meid üles, selle järgi, kes on tema omad, kelle peakäsk on armastuse käsk ja kelle sees elab püha vaim, mis on meie pitser, meie tagatis, et me oleme tema omad. Ja siis tuli veel üks kirst selle tordi peale. Jumala vaim korraga ütles külvi ja see ongi nii disainitud, et sa ise ei saa seda teha. Sest kus oleks Jumala vaim, kus oleks Jumala au, kus oleks tema hiilgus, kus oleks see, mille pärast me tema ees põlvili ja näoli langeme viimasel päeval. Kui me kõik saaksime ise ära teha ja meil ei olekski tegelikult Jumala päästet sellisel kombel vaja. Kui sa vaatad Taaveti laule, kui kirglikud ja kui sügavalt aukudest ja pimeduse orgudest on ta läbi käinud, ta ei põikle sellest ära, ta ei ütle, mul on hästi, mul on eduteoloogia, mul on alati kõik hästi. Vaid ta läheb ja käib sealt läbi ja ütleb, aga sina, Jumal, sind ma ootan, sina viid mind välja ja tõmbad mu välja sellest koledast paigas. Sina katad mulle laua minu vaenlaste silma all. Ükski sinu sõna ei lähe kaduma. Ma imetlen sind. Jumala juures on veel see ilu aspekt, et kui me tema juures oleme, siis tundub otse, kui meie hing joobuks täiusest, mis üheski käsus mitte kunagi üksi välja ei tule.
Ja Galaatia kiri, Galaatia kiri, mille saadeti galaatlastele, räägib väga palju sellest. Ärgem siis meie ka tänapäeval mingem uuesti käsu alla. Ärgem laskem röövida endalt seda, mille Jeesus oma vaimu läbi meile on tegelikult teinud pärandiks. Rooma 8:3-6 ütlebki seda, sest seda, milles seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimesest surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid meist täidetud. Sest need, kes elavad lihaloomuse järgi, need mõtlevad lihalikke mõtteid, aga kes vaimu järgi, need mõtlevad vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. See on põhimõtteliselt kogu minu sõnum. Kokkuvõtteks ma lihtsalt tahaksin väga julgustada, et me ei läheks seaduse alla tagasi, ka tänapäeva karismaatiliste koguduste seaduse alla, vaid et me kuulaksime ja läheksime issanda ligiollu selleks, et saada teda järgima täiuslikult. Alkirikul on ka selline ütlemine, et teoloog on see, kes palvetab. Mõtle selle peale. Teoloog ei ole see, kes lõpetab kõik koolid ja saab kõik terminid ja kes on inimeste poolt kõige kõrgemalt, vaid päriselt Jumalat tundev inimene on see, kes palvetab. Ja palvetamises on olulisem vaata, et kuulata, kui rääkida, sest kes teab rohkem, kas õpilane või õpetaja. Tõuseme püsti ja palvetame. Jumal, ma ülistan sind, et sina oled täna meie paigas oma vaimu läbi. Ja et me oleme täna saanud sõna kuulda, issand, mis meid tegelikult kõiki teatud mõttes tõstab mugavuse tsoonist välja. Issand, me kõik tunnistame, et me ei ole võimelised tegema sinu tahet. Isegi armastama Jumalat üle kõige ei tule mitte meie lihast. Jumal, vaid see on sinu püha vaim, kes meid üles äratab, kes meid juhib, kes meile südamele koputab, kes meid hommikutundidel üles äratab ja ütleb, oota, mine siit, ära tee seda, mida sa oled mõelnud, mine siit kaudu. Jumal, kui me oma plaane teeme, oma mõtteid ja oma analüüse teeme, siis sinu sõna ütleb, inimene küll plaanib oma teed, aga Jumal on see, kes annab samme. Jumal on see, kelle käest tulevad ustava inimese sammud. Issa, ma palun, et me võiksime olla mitte arad selles suhtes, et sa oled meid kutsunud oma täiusesse, vaid lase, et meie silmad ja meie süda ja meie vaim võiksid januneda selle järele, et me võiksime mediteerida sinu ilust ja sinu täiusest, sinu tugevusest, Jumal. Et sinu tahe tuleks esile, issand, et sinu mehed sinu kojas võiksid olla otse kui sambad. Sinu naised võiksid olla sulased ja head teenijad, issand. Et me kõik võiksime olla üks sinus, et me võiksime tunda sind, igatseda sind, teenida sind ja panna maha kõik see köidik, mis meid kinni hoiab. Jumal, et kui sinu silmad viimasel päeval seda maad skaneerivad, siis me võiksime olla täiesti äratuntav ja et me võiksime sinu ligiolus kõik sind palgest palgesse näha. Olgu ülistatud täna sinu nimi ja ma palun, muuda meid, kui me nüüd läheme ülistusse, issand, tule ligi ja räägi meie keskel. Tule ligi ja räägi meie südamesse, muuda meid, Jeesus. Lõika ümber meie südamed, tõmba välja meie isekus ja kalkus. Issand, sinu nimel me palume just nüüd. Sa oled tere tulnud meie keskel, kiitus sulle. Aamen.